Tervist tulemast Vanapaugu põrgu kööki. Hääd algavat jaani ja jaanidel ja jaanikatel vist aasta kõige suurem pidu, välja arvatud sünnipäev, kui seda muidugi tasub pidada. Üle 40 ma arvan, et siis ei ole see sünnipäev enam mingi rõõmupüha, aga jaanipäev on alati ikkagi jaanipäev. Lubasin eelmine kord teile näidata ühte erilist värki, mis sobib jaanipäeval grilli kõrvale, kui vihma ei saja. Ja kui vihma sajab ja otsustad toas istuda, siis seesama värk valmib ka edukalt kas lihtsalt panni peal või praeahjus. Asi on nimelt selline, et see on grillitud ananas ja pärit on ta esialgselt Brasiiliast ja ühe Brasiilia koka näpunäidete järgi ma nüüd teen seda nõndanimetatud maitsestamist, marinaadi. Ta peab ka natukene enne marineerima, kui sa tema nagu kuuma kätte viid. Nii et nüüd ma kõigepealt teen valmis selle marineerimise. Teen sellises suures kausis, siin on hea segada. Ja siis võtame ette ananassi. Vaja läheb päris palju selliseid erinevaid maitseid. Näiteks oliivõli. Siis on mul eelmine nädal tehtud selline grillikaste peterselliga. Siis on vaja tuhksuhkrut, vaja on soola, poole sidrunimahl ja siin on siis need sellised kuivained. Terav paprika, kaneel, mida sa õunakoogi sisse kasutad, jahvatatud must pipar, tilk muskaati ja jahvatatud köömed. Need panen kohe siis siia praegu ära siia kausi põhja. Tuhksuhkru panen ka ära. Soola panen ka ära. Soola läks selle ananassi peale, siit ma koorisin ära, et need mustad täpid siit välja saaks. Enam-vähem mõni võib-olla jäi ka. Ja siis praegu panen õli ära. Õli läheb, ütleme, 2 supilusikatäit. 2 supilusikatäit õli. Jah, arvan aitab. Arvan, et aitab. 2 supilusikatäit õli. Ja siis seda grillkastet, seda panen 3 teelusikatäit kuhjaga. 1, 2 ja 3. Nii, see värk on nüüd pandud. Süa kohe tsälgan. Hea küll, selle tuti paneme kõrvale. Ananassi ka, ma teen selle sidruni mahla ühele poole, et ma saan selle suure kausi siis natukene kaugemale panna. Ühe sidruni mahl. Nii, all right. Okei. Nüüd ma selle värgi segan siin nii palju segamini, kui siin annab seda segada. Annab päris hästi. Üks asi läks meelest. Väikene tilk läheb Worcester kastet. Seda on Eesti kaubandusvõrgus kenasti saada. Ja seda panen siis pool supilusikatäit. Nii, all right. Vaata, nüüd see asi on olemas. Selle panen nüüd kõrvale. Ja siis ma hakkan kavandama nüüd selle ananassiga. Ananassiga on selline kavandus,
et ma küll koorisin teda siit ja vaata mõned mustad kohad on veel jäänud. Ega nad midagi tegelikult ei sega, asi on selles lihtsalt, et need on minu arvates mingid Brasiilia kärbsepesad. Kärbsed elavad seal ja kui nad ise just kodus ei ole, siis nende lapsed on kindlasti kodus. Sellised väiksed valged. See on nüüd kooritud. Pea on maha võetud, tagaosa on maha võetud. Selle lõikan nüüd pooleks. Siis lõikan veel pooleks. Siis lõikan selle teise poole ka pooleks. Nii, ja siin kuna see keskosa on hästi kõva ananassil, siis selle ma lihtsalt lõikan välja. See on nagu kapsajuurikas. Vaata, kapsajuurikast on lapsena hea närida, aga vanas eas, kui hambad kehvad on, siis käib üle jõu. Nii, 2. Nüüd saab 3. ja 4. Nii, ja selle nüüd omakorda lõikan veel pooleks. Nii et mul tuleb kokku 8 sellist lõiku. Kui 8 inimest on ümber grilli, siis kindlasti nendest 2 tükivad targutama ja õpetama. Ja 1 kindlasti proovib näpuga marinaadi ja nii edasi. Nii, need on nüüd valmis. Ja vaata, mis nüüd edasi saab. Edasi saab nüüd niimoodi, et need panen siia kaussi. Nüüd ma panen siia kaussi. Siin on hea, võtsin suurema kausi, siis on mugavam segada. Ja need ma siin nüüd teen selle värgiga kokku, nii palju kui annab teha, vahepeal võib käia veel segamas teda. Sest marinaadimise aeg on miinimum 1 tund. 1 tund on marinaadimise aeg. Paned külmutuskappi, toidukile peale ja külmutuskappi. Seda putru siia igale poole jätkuks, et ta ilusti maitsestuks. No nii, on küll. Okei. Ja see on nüüd niisugune lugu. Kui sa grillid väljas, siis näpitsatega lihtsalt tõstad grilli peale, keerad ühte külge, keerad teist külge ja muud lugu ei ole. Kui sa tahad toas teha, näiteks, et sul on ulvi, et grill on vett täis, sa ei saagi teha toas. Siis on see lugu, et küpsetusplaadi peale paber. Paberi peale ananas 200 kraadi. Ja ta on peab natukene pruuniks minema, see suhkur ja need asjad soodustavad seda krõbenemist. Nii et vahepeal käid vaatamas, et sa ära ei põleta. Ja kui sa isegi ei saa ahju panna, siis sa võid teha panni peal, pliidi peal. Panni peal kõigepealt sulata natukene võid ja seal või sees praed neid ananassusid. Ma just tahtsin öelda seda targutamisest, et näed, et alati on, kui keegi midagi teeb, et on neid õpetajaid ja hääd ja halba nõuandjaid on päris palju. Ja siis oli selline juhus, et üks mees toas loeb ajalehte, naine oli köögis ja mees loeb ajalehes siis mingit uudist, et teaduslikult on tõestatud midagi. Ja hõikab naisele, et kuule, kas sa tead, et teaduslikult on tõestatud, et keskmine Eesti mees ütleb päevas 4000 sõna, aga naine ütleb 8000. Naine ütleb köögist vastu, et no jah, aga see on sellepärast, et teile peab igat asja 2 korda ütlema. Mees hõikab selle peale toast, et mis sa ütlesid? Nii et hääd jaanipäeva.
pidage piiri ja peale jaani algab taas argipäev. Aga et teil see õhtu lõbusalt mööduks ja kena suve. Nüüd ma võtan ka puhkuse. Kõige paremat ja proovige seda. Ja kohtume.